Euroopa kardispordi meistrivõistlused OK, OK Junior ning Academy Senior klassides on jõudnud Lõuna-Rootsisse, Kristianstadi. Siin Osum ringil sõidetakse hooaja viimane etapp. 3 klassis on üle 200 võistleja kokku 45 riigist. Eestlastest on OK klassis sõitmas Fernando Paimre, OK Junioris Albert Tamm ning Academy Senioris Oliver Kurg. Saame nendega tuttavaks. Tere, mina olen Fernando Paimre, ma olen 15, ma olen karti sõitnud 3 aastat. Varem sõitsin Rotaxi klasse ja nüüd olin esimest korda Euroopa meistrivõistlustele. Tere, ma olen Albert Tamm, ma olen 13-aastane, olen karti sõitnud 7 aastat ja olen osalenud igal pool Euroopa sarjades ehk siis VSK, Champions of the Future, FIA Euroopa meistrivõistlused ja FIA maailmameistrivõistlused. Tere, mina olen Oliver Kurg, olen 17-aastane ning sõidan 7. hooaega karti. Eestis olen sõitnud kõik 7 aastat. Eelmisest aastast olen ka hakanud SIG FIA klasse ehk kokki ja OKN-i sõitma. Sellel aastal esindasin Eestit FIA Academy Trophy'l ning loodan ka aasta lõpus esindada neid FIA OKN-i maailmakarikal. Eestlaste kvalifikatsiooni tulemused. Fernando Paimre 69, Albert Tamm 10 ja Oliver Kurg 8. Kvalifikatsioon läks iseenesest hästi, et ma panin enda ringi kokku ja kahjuks hoogu ei olnud. Kvali oli päris okei, ma olin 4, võib-olla isegi kiire ringil väike vea tuli sisse, aga kindlasti hiitidesse on hea minna. Kvalifikatsioonisõit on sõidetud, grupis sõitsin välja 4. aja, sellega on päris rahule. Päeva jooksul oli enamus trennides top 6 tempo, viimases trennis proovisime midagi muud, mis ei töötanud, aga olen ikkagi lõpuks rahul. Eelsõidud ei olnud meie võistlejatele lihtsad. Paimre finaalpäeva pääse jäi vaid 7 punkti kaugusele. Selle võimaluse rikkusid 1 eelsõidust saadud ajaline karistus ja 1 katkestamine. Lõpptulemuseks 88 võistleja seas 78 koht. Esimene hiit oli raske, sest meil ei olnud väga hoogu. Teine hiit mul kooles mootor ära, muidu ma sain stardi üli hästi. Ma olin vist mingi 16, 3. hiitis vist ei juhtunud väga midagi. 4. hiitis ma kahjuks sain raja äärde ja 5. hiitis lihtsalt ei olnud hoogu. Tammel läks paremini. Hoolimata 1 katkestusest ja 1 ajakaristusest tõid 3 eelsõidu head tulemused ta finaalidesse. 1 eelsõidus õnnestus kirjutada ka kiireim ring enda nimele. Esimene hiit oli nagu päris okei, et ma tegin väikse vea, siis kukkusin 5. ennem viimast ringi ja viimasel ringil jäin sinna. Lõppude lõpuks lõpetasime 5. mis oli punktide jaoks hea. Teine hiit oli niisugune stardis natkene oli raske, et ma pidin natkene lõikama rada ja siis tulin tagasi rajale. Ma olin vist mingi top 10 väljas ja peale seda tulin 8. tagasi. 3. hiit oli väga raske, meil oli niimoodi, et start oli enam-vähem ja siis hästi pusimiseks läks ja mind lükati ja siis ma läksin teise kardi otsa ja raam läks kõveraks, ehk siis ma pidin boksi ära tulema. 4. hiit oli ka natukene raske, raske start oli ja siis kõik katsid ja viimasel ringil ma isegi sain mõnedest inimesest mööda. Lõpetasin 6. ja siis viimane hiit oli päris okei. Ma olin 4. terve hiit praktiliselt ja siis viimasel ringil tegin väikse vea, kukkusin 5. aga ja ma arvan, et kindlasti üks, kus ma ei lõpetanud võistlust, natukene rikkus overalli koha ära. Aga muidu kõik on hästi. Oliver Kurg pidi 1 karistusega leppima, kuid 1 sõidu 4. koht ja kiirem ring ning 1 sõidu 10. koht tagasid finaalis 16. stardikoha. Päeva lõpuks viimase sõiduga jään rahule, ülejäänud sõidud ei olnud nii head. Esimeses ja teises võitlesime kardiga, eriti ei leidnud õiget seadet. Õhtupoole saime lõpuks õigesse kohta enam-vähem, sain ka lõpuks kõige kõrgemate positsioonide peale võidelda ning tõin koju 4. koha viimasest hiidist. Albert Tamm startis superhiiti 13. kohalt ning lõpetas selle 10. Teenitud punktide põhjal startis Tamm finaali 25. kohalt.
kuid kahjuks jäi see sõit väga lühikeseks. Drama did unfold right at the race start though, getting caught out at the beginning of that race. Albert Tamos. Pre-finaal tegelikult ei olnud väga halb, ma startisin 13. ja lõpetasin 10. ja finaali startisin 25. Start nagu tegelikult kõige parem ei olnud, aga siis 4. kurvi minemas oli nagu niisugune päris mitu karti panid kokku ja siis kahjuks sellepärast ma olin väljas võistlusest, et jah, kindlasti natukene raske nädalavahetus. Akadeemi seeniorklassis eelfinaale ei sõideta ning punktiarvestus paigutas Oliver Kure finaaliks 16. stardikohale. Kuigi finišijoone ületas Kurg 13. kohal, siis üks teenitud ajatrahv andis lõpuprotokollis 15. koha. Esimeses kurvis juba läks nina vasakult poolt niimoodi sisse, et ei olnud võimalik enam normaalselt pöörata. Nina käis vastu rehvi ning hakkas hüppama kohe. Seal oli suur ajakadu, kuid suurem oli veel mootori taga. Väga huvitav oli, väga suur kaotus oli sirgete peal, aga kõigil peaks olema rendi omad, mis ikka teha. Muidu endast andsin enam-vähem kõik, näetegi 13. koht vist oli raja peal. Et oleks lootnud ikkagi rohkem, et trennipäevadel oli hea tempo, aga võidusõit on selline, mis seal ikka parata. Põnevad sõidud, palju osalejaid ning väärt kogemused on need 3 asja, mis saab siit Rootsist kaasa võtta.